Tere hommikust, armas Valguse kogudus ja tere tulemast meie järgmisele miniteenistusele. Ja ma loodan, et sa oled olnud põnevil sellest, mida Jumal tahab täna rääkida. Loodan, sul on olnud ilus nädal ja oled saanud puhata, võib-olla mitte veel, aga äkki nüüd saab. Aga tõuse, kus iganes sa praegu oled ja ülistame Issandat, sest tema on seda alati väärt, kas pole nii? Ja tema väärib meie austust ja kiitust, ükskõik mis olukorras me oleme, nii et tõstame oma hääled ja laulusõnad on selle video kirjelduses, nii et keri sinna allapoole ja laulame koos kaasa Jeesuse nimel. Isa, tõesti tänu sulle, et sina oled võrratu, et sinu armastus on muutumatu, see on lõppematu. Isa, ükskõik kuidas me tunneme ennast, sest sina armastad meid. Sa armastad meid piiritult, me oleme sinu silmaterad. Halleluuja, Isa. Aitäh, et see, mis sa meie eest tegid, et selle on hindamatu väärtus, Isa, ja me täname sind selle eest. Me täname sind sinu armastuse eest meie vastu. Halleluuja. Laulame koos. Arm nii võrratu. Arm nii võrratu. Tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatust läheduses. Arm nii võrratu, arm nii võrratu. Tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatust läheduses. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatust läheduses. Seesama Jumal, seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Halleluuja, tänu sulle, Jeesus. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatust läheduses.
isa, aitäh sulle, et sa hoiad meid oma läheduses, et sa ei lähe mitte kuskile. Isegi kui meie trihime sinust eemale, issand, siis sina ei lähe mitte kuskile. Sa oled lubanud olla ajastute lõpuni meie kõrval. Aitäh, isa, et sa oled meile andnud elu mõtte ja sinuga koos elada on imeline ja võrratu. Aitäh sinu armu eest igaks päevaks. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Tänu issandale. Aga nüüd me saame kuulata Jumala sõna ja meil on au ja eesõigus kuulda Jumala sõna EKNK Toompea koguduse diakonilt Kadi Vildersenilt. Nii et tee talle kodus üks suur aplaus ja kutsume ta sõna jagama. Aitäh, Mai. Tere hommikust, armas Viljandi Valguse kogudus minu poolt. Mul on hea meel, et võin olla siin teie ees ja julgustada meid Jumala sõna läbi ja kaudu. Ja minu tänane jutlus kannab teemat armasta oma ligimest. Ja kui sul on piibel ka käepärast, siis võttes enda kõrvale, siis me saame koos kohe kirjakohti ka hakata lugema. Aga ma usun, et me igaüks teame, kui oluline on märgata ja armastada üksteist. Aga mõnikord keset meie enda väljakutseid ja eluolukordi on võib-olla raske tähele panna, et võib-olla keegi teine läheb ka millestki raskest oma elus läbi. Ja võime kõndida mööda või lihtsalt mitte üldse tähele panna. Ja ma usun, et on vajalik aeg-ajalt meelde tuletada, millise eeskuju on jätnud meile Jeesus. Mida Jumala sõna meile õpetab ja kuidas päriselu praktikas seda rakendada. Ja kui sul on piibel nüüd enda kõrval, siis võtta lahti Matteuse evangeeliumi 12. peatükk ja salm 30. Jeesus ütleb seal, et kõige esimene käsk on see, et armasta issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja teine on see, et armasta oma ligimest nagu iseennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Amen. Ehk siis armasta Jumalat kogu oma südamega ja armasta ligimest nagu iseennast. Kui mina olen seda kirja kohta lugenud, siis ma olen mõelnud, et kui väga ma iseennast armastan. Kas ma armastan iseennast piisavalt palju, et armastada neid teisi inimesi enda ümber? Ma ei ole selles alati kindel. Aga mida tähendab siis armastada iseennast? See on üks punkt, millel ma tahan täna peatuda. Ja ma tahan anda 6 piibellikku viisi, kuidas iseennast kõigepealt armastada, et siis armastada neid teisi inimesi enda ümber. Esiteks, õpi väärtustama oma identiteeti Kristuses. Mida see tähendab? See tähendab seda, et tea seda, kes sa oled Jumalale. Tea seda, kui kallis ja hinnaline sa oled Jumalale, kui väga ta sind armastab. Psalmides 139:14 on öeldud, et ma tänan issandat, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Amen. Ma tänan issandat. Ütle välja see. Ma tänan issandat, et ma olen nii imeliselt kardetavalt loodud. Deklareeri seda, usu sellesse. Tea seda, kui väga Jumal sind armastab, kui kalliks ta sind peab. Teiseks, ära võrdle ennast teistega. Teate, see on üks piiravamaid asju, mida me saame teha iseendal, on see, kui me hakkame ennast kellegi teisega võrdlema. Ja me võime mõelda, et miks ma ei ole selline nagu tema on või miks ma ei oska asju teha nii nagu tema teeb või miks ma ei ole nii ilus või tark või osav või armas või mis iganes muu asi, mida see teine inimene on. Aga teate, et Jumal ei taha, et me seda teeksime. Jumal ei taha, et me võrdleksime ennast teistega, sest Jumal ütleb, et just sina oled imeliselt kardetavalt loodud. Jumal on meid igat ühte unikaalselt loonud, kardetavalt imeliselt. Seepärast ära vaata, kuidas keegi midagi teeb või kuidas keegi võib sust mingis asjas parem olla. Keskendu sellele, mida sina teed, sest et sina teed ka hästi asju. Sina oskad ka hästi asju teha. Sa ei pruugi seda sama asja teha nii, nagu tema teeb, aga sinul on ka oma valdkonnad, kus sina saad särada, kus sina saad õitseda, kus sina saad kasvada ja olla Jumala tööriist. Aga teate, võrdlemisel on ka üks hea pool, ma tõin selle negatiivse poole välja, et me ei tohi ennast võrrelda, aga üks hea pool on ka ja ma nimetaksin seda kristlikuks pooleks võrdlemisel. Ja ma tahan jagada ühe isikliku loo selle taustal. Nimelt, kui mina sain kristlaseks, siis ma sattusin ühte kodugruppi
ja seal kodugrupis käies siis ma nägin, millised olid sealsed kristlased. Ma nägin seda, kuidas nad palvetavad, kuidas nad Jumala sõna uurivad ja seda tunnevad. Ma nägin seda, kuidas nad üksteisega lävivad, kuidas nad üksteist armastavad. Ja mina igatsesin ka seda enda sisse. Mina tahtsin ka selline olla. See ei olnud niimoodi, et ma nüüd läksin sealt kodugrupist ära ja hakkasin mõtlema, et ma ei ole selline või todane. Ei, ma lihtsalt nägin neid ja üks igatsus minu sees kasvas, et Jumal, et mina tahan ka selliselt kasvada, mina tahan ka niimoodi sind tunda, mina tahan ka niimoodi palvetada. Ja see eeskuju, need eeskujud, kes meil seal kodugrupis olid, nad seadsid sellega ka kuidagi siukse igatsuse minna Jumala ette ja palvetada seda ka enda ellu. Ja ma hakkasin seda palvetama. Ja see ei olnud nii, et ma võrdleksin ennast, et miks ma selline ei ole, vaid see tõi mind rohkem Jumalale lähemale. Ja ma usun, et see on selle võrdlemise nii-öelda see hea pool. Et seada endale eeskujusid, mis panevad meid usus kasvama. Amen. 3. kasvata oma suhet Jumalaga. Veeda Jumalaga koos aega. Loe piiblit, palveta, pane ülistus käima. Kui sa tunned, et sa ei ole võib-olla, et siuke ülistaja, et ma täiega laulaksin ja kiidaksin, pane lihtsalt ülistusmuusika käima. Kuule vähemalt ülistuslugusid või täiega laula kaasa, et kumb iganes sa oled. Kuula tema häält. Otsi teda, janune Jumala järele. See on üks viis, kuidas me õpime üksteist armastama, on see, kui me oleme Jumala ligiolus, kui me otsime teda, kui me saame täidetud tema armastusega. 4. hoolitse oma keha eest. Kui 3. punkt oli, et veeda aega koos Jumalaga, siis sellega me kanname hoolt oma hinge ja vaimu eest, aga 4. punkt on kanna hoolt oma ihu eest. Jumala sõna ütleb 1. Korintlaste 6:19, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel. See, mida me oma kehale teeme, on see, millise keskkonna me pühale vaimule loome. Kanna hoolt oma keha eest, mis iganes see siis on see tervislik toitumine, piisavalt liikumine, trenni tegemine, puhkamine, välja magamine, õigel ajal magama minemine, mis iganes see on, siis pea meeles, et oma ihu ja oma keha eest hoolitsemine on sama oluline kui oma vaimu ja hinge eest hoole võtmine. 5. räägi elu. Mida see tähendab? Õpetussõnadest 18:21 ütleb, et surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilju. See, mida me välja räägime, nendel sõnadel on vägi. Õpetussõnadest 16:24 ütleb veel nii ilusti, et sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Mis iganes eluolukorras me oleme, siis pea meeles, et sinu sõnadel on vägi. Näiteks, kui mina olen haige, siis mina olen hakanud deklareerima välja Jumala sõna. Ma olen öelnud, et isa, ma tänan, et Jeesuse vermete läbi on mulle tervist tulnud. Kui on mõni raske või siuke keeruline olukord, siis ma olen öelnud, isa, ma tänan, et sul ei ole mitte ükski olukord võimatu. Ma tänan, et sinu käes on kõik lahendused. Räägi välja elu. Räägi Jumala sõna välja. Ma mäletan, kuidas eelmisel aastal mu noorem õde tahtis muusikat minna õppima edasi. Ja tal oli kahes kohas siis katsed tulemas ja esimene koht oli tal siis Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia Tallinnas ja ta läks sinna vastuvõtule ja ma mäletan, et kui me sõitsime autos sinna vastuvõtule, siis ta kogu aeg korrutas, et ma ei taha sinna kooli minna, ma ei taha sinna kooli minna, mulle ei meeldi see kool, ma ei taha sinna kooli minna. Midagi nagu blokeeris teda selle kooli suhtes ja ta kogu aeg nagu ütles seda välja. Ja kui ta lõpuks sinna kohale jõudis nendele katsetele, need katsed läksid tal täiesti metsa ja ta tuli sealt välja, tal olid pisarad silmas ja ta ütles, et need olid nii rasked ja ta on täiesti kindel, et ta ei saa sinna sisse ja me sõitsime sealt juba ära ja järgmine nädal pidid tal olema Viljandis katsed. Ja siis ma ütlesin oma õele, et kui sa päriselt tahad muusikat õppida, siis ütle välja see, et sa tahad muusikat õppida, et see on su südames, et sa tahad sinna kooli sisse saada, sest et eelmine kord sa ütlesid, et sa ei taha sinna kooli sisse saada ja sa ei saanudki sinna sisse. Paar päeva hiljem ta saigi teada, et ta ei saanud EMTA-sse sisse. Ja siis me sõitsimegi Viljandisse, ma rääkisin talle seda lugu, et kuuluta välja elu, ütle välja seda, mida sa tahad, sest sõnadel on vägi. Ja kui me jõudsime sinna, ta käis seal katsetel ära, ta läksid katsed väga hästi, hiljem ta sai teada, et ta sai sinna kooli sisse. Ja see, mida ta palvetab, see, mida ta välja ütles,
see sai reaalsuseks. Ehk siis meie sõnadel on vägi ja me peame seda teadvustama, mis iganes olukorras me oleme. Siis räägi elu, räägi seda, mida sa tahad, mitte seda, mida sa ei taha. Siin juures on nii oluline ka see, et oma sõnadega me loome siis keskkonna, mis kas õnnistab meid või see hävitab meid. Nii et oleme väga ettevaatlikud oma sõnadega. Amen. 6. Ole rõõmus. Jumala sõna ütleb Nehemia 80, rõõm issandas on teie ramm. Ehk siis rõõm issandas on meie tugevus. Kui me oleme väsinud või ülekoormatud, siis on sellepärast, et me oleme toetunud iseenda jõule ja tarkusele, mitte Jumala peale. Jumala igatsus on, et me läheksime tema ligi ja laseksime tema rõõmul ja rahul meid taastada ja tugevdada. Ma mäletan, et kui ma kuulsin kunagi sellist väljendit, et mida Martin Luther siis ütles, et mul on täna veel nii palju teha, et ma pean vähemalt 3 tundi palves veetma. Ma mäletan, kui seda kuulsin, siis mõtlesin, et see ei ole üldse loogiline või et nagu, mida see tähendab? Aga nüüd ma saan aru, et ta ei toetanud iseenda jõule, ta teadis, et tal on nii palju teha, et ta peab palvetama. Ja see ongi see, mida tegelikult ka Jumal igatseb. Et me ei läheks oma päevale ja tegemistele vastu mitte oma tarkusest ja jõust, vaid me annaksime kõik üle Jumalale. Ja et me igatseksime, et tema soosing ja kordaminek oleks meie tegemiste üle. Õpetussõnades 17.22 ütleb, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. See, milline on meie süda, see on nii oluline. Milline on sinu süda täna hommikul? Katsu see läbi. On see sinu süda kurb, on see kibe, on see rahutu, on see rõõmus, on see mures, on see ülevoolav. Milline su süda on? Tänu Jumalale, kui see on rõõmus, tänu Jumalale, kui see ülevoolav. Aga kui see on rõõmus, kui see on kurb, tähendab, kui see on rahutu, kui selles on midagi, mis ei ole eluterve, siis too see Jumala ette, katsu oma süda läbi. Ära toetu iseenda jõule, toetu Jumalale. Jumal tahab sinuga koos olla, Jumal tahab anda sulle elu ja seda ülikülluslikult, rõõmu ja rahu ja kõike head. Need 6 punkti, mis ma teile jagasin, ja nimetasin, on selleks, et õppida ennast armastama, selleks, et armastada ligimesi enda ümber. Selleks, et armastada teisi inimesi ja märgata neid. Jumal on pannud meid üksteise eludesse selleks, et me märkaksime ja julgustaksime üksteist ja armastaksime üksteist ja võtaksime aega üksteise jaoks. Ja sellepärast on nii oluline, kuidas me käitume ja oma armastust väljendame. Ja nii lihtne on ka armastada neid inimesi, keda on lihtne armastada. Ma usun, et te kõik olete seda kogenud, et me kõik oleme. Armastada neid oma inimesi, neid, kes mõtlevad meiega samamoodi, kes on meie moodi, kes on meiega sarnased. Aga Jumal ei räägi oma sõnas valitud armastusest või kindlat tüüpi inimeste armastamisest, vaid Jumal räägib, et me armastaksime igat ühte. Ja ma usun, et paljud te teate Piiblis sellist lugu, kus Jeesus siis kõnetas Samaaria naist kaevul. See on Johannese 4. peatükis, sa võid selle endale lahti teha silma ette. See, et Jeesus kõneles selle Samaaria naisega, oli tolle aja kontekstis täiesti tabu. Miks? Sellepärast, et juudid ja samaarlased ei saanud omavahel läbi. Sellest, miks nad ei saanud omavahel läbi, sellest on võimalik lugeda pikemalt 1. kuningate raamatu 12. peatükis, sellest on üks pikk ajalugu. Aga juudid, nad vältisid igat kokkupuudet samaarlastega. Ja kui Jeesus ütles Samaaria naisele, et anna mulle juua, siis see Samaaria naine üllatus ja ütles Jeesusele, et sina, kes sa oled juud, küsid juua minult, samaarlaselt. Aga ma usun, et selle looga Jeesus andis meile päris selge pildi sellest, kui oluline on armastada inimesi, mis iganes on nende, kas nahavärv või rahvus või eluviisid, kombed, minevik, välimus, mis iganes see on. Jeesus on seadnud meile eeskuju, et me ei vaataks selle peale, vaid et me armastaksime üksteist, nii nagu tema armastas ja siiani armastab. Mina usun, et see, millised me oleme teiste inimestega, määrab ära selle, kas ja kuidas
Jumala teod saavad avalikuks meie eludes. Mõni aeg tagasi mul oli koolinädal Viljandi lähedal ja meil olid loengud just läbi saanud ja meil oli õhtuse programmini siis natukene aega ja mõtlesin, et ma käin Viljandi linnas ära, et ostan endale natuke süüa ja kui ma tagasi sõitsin, siis ma nägin, et mulle helistab üks tundmatu number ja ma olin peaaegu koolihoovi sisse sõitnud ja ma võtsin selle kuidagi niimoodi kiiruga selle telefonikõne vastu ja teiselt poolt siis see naisterahvas, kellega ma rääkisin, ütles, et tere, ütles oma nime, et mina otsin Jumalat. Hästi konkreetne, tere, mina olen see, mina otsin Jumalat. Ja kuidagi see, et mul see õhtune programm kohe pidi hakkama ja et mul oli kool ja ma kuidagi tundsin, et see kõne üldse ei sobitunud minu päevaplaani, et ta kuidagi nagu segas mind. Ja siis ma ütlesin selle naisele kuidagi hästi niimoodi ükskõikselt, et mida ta selle all mõtleb. Mille peale ta sai väga-väga nagu pahaseks ja ärritus mu peale, et mis mõttes, et mida ma selle all mõtlen, et asi on väga selge, ma otsin Jumalat. Ja mina sain pahaseks selle peale, et tema ärritus minu peale. Ja siis ma kuidagi viisakalt üritasin talt küsida, et kuidas siis mina teda selles aidata saan. Mille peale ta ütles mulle väga konkreetselt, et ega enam ei saagi. Et ta tunneb, et minu suhtumine temasse on väga ükskõikne ja kiirustav, et ta ei taha jagada seda, mille pärast ta mulle helistas. Ja teate, kui ta seda ütles, siis tegi tohutult haiget. Ja ma tundsin kohe, kui keegi nagu oleks noaga kriipinud mu südant. Ja ma teadsin, et ma olen valesti käitunud, sest sellel hetkel, kui tema tahtis jagada mulle päriselt seda, et ta otsib Jumalat, ta igatseb Jumala järgi, seadsin mina enda vajadused ettepoole. Ja unustasin ära selle teise inimese seal teisel pool toru. Ja ma koheselt parandasin meelt. Ma parkisin oma auto ära ja ma vabandasin ta ees. Ma ütlesin, et ma olin just kooli tagasi sõitnud, mul hakkavad kohe tunnid ja et ma väga vabandan. Ja et ma tahan võtta tema jaoks aega, ma tahan teda kuulata, kui ta jätkuvalt tahaks mulle rääkida. Ja selle peale ta koheselt muutis oma suhtumist ja hoiakut ja lõpuks me rääkisime kokku 45 minutit. Hiljem me oleme suhelnud Facebookis ja WhatsAppis ja ta on tulnud isegi kirikusse koha peale. Ja miks ma seda lugu räägin on sellepärast, et mõnikord me oleme nii ametis oma enda asjadega ja oma enda minaga, et me unustame ära need teised inimesed enda ümber. Me igaüks vajame mõistmist ja ärakuulamist. Ja selle loo valguses ma tahan ka meid igat ühte julgustada, et me märkaksime inimesi enda ümber ja et me võtaksime aega nende jaoks. Sest see on see, mida Jeesus tegi. Jeesus võttis aega, et kuulata, et palvetada, et tervendada, et armastada inimesi. Ta seadis meile eeskuju. Ma mäletan ka, kuidas ükskord mul endal oli üks hästi raske periood elus ja ma lihtsalt tahtsin, et keegi mind kuulaks. Ja ma sain kokku ühe inimesega, ma teadsin, et ma saan talle kõigest rääkida. Aga siis ma sain taga kokku ja hoopis tuli välja, et temal on ka väga raske aeg elus ja hoopis tema hakkas rääkima oma muret ja seda, millest tema läbi läheb ja ma ei saanudki talle rääkida seda, mida mina hoopis tunnen ja millest mina läbi lähen. Aga teate, sellel hetkel, kui tema hakkas ennast avama ja kui tema rääkis, millest tema läbi läheb, siis ma kuidagi sain vastused enda olukorrale. Lihtsalt need vastused tulid ja kuidagi see selgus tuli ja mida rohkem ma teda kuulasin, seda rohkem selgemaks kuidagi minu enda olukord sai. Ja me ei mõista alati Jumala teid, aga mõnikord on nii, et kui me armastame seda teist inimest ja võtame tema jaoks aega, siis tulevad lahendused meie enda ellu ja probleemidele, meie enda olukordadele ja need lihtsalt tulevad nii imeliselt, sest Jumal on imeline ja Jumal näitab ka selle läbi, et kui meie õnnistame kedagi teist, siis Jumal õnnistab vastu. Ja sellepärast ma tahan julgustada ka, et oleme üksteise jaoks olemas, mis iganes olukordadest me parasjagu läbi ei lähe, siis tea seda, et keegi teine võib olla milleski veel raskemas olukorras või keerulisemas olukorras või kuskil alla andmas või lihtsalt vajab sind. Et sa kuulaksid, et sa armastaksid. Ja usu mind, Jumal ei jäta sind sinu olukorraga ka üksinda, vaid Jumal leiab sellele lahendused ja toob need parimad lahendused esile. Nii et austame üksteist sellega, et me võtame aega üksteise jaoks, hoolime üksteisest. Ja see on see, mida Jumal meilt ootab.
armastame oma ligimesi nii nagu iseennast. Amen. Tahaksin siia lõppu veel palvetada, et kuidagi kõik see, mis ma ka jagasin, et Jumal võiks pöörata selle just selliseks, nagu tema tahab ja kasutada meid just seal, kus ta on meid kutsunud ja kelle kõrvale saatnud. Nii et kus iganes sa praegu oled, lihtsalt pane oma silmad kinni ja palvetame koos. Kallis Jeesus, ma tänan sind, et sina oled hea ja aitäh, Isa, et sa oled kutsunud meid armastama, Issand, üksteist, nii nagu sina armastad meid ja anna meile selleks, Isa, jõud, anna meile selleks tarkust, Issand, ja tõesti vala meie südamed üle, Isa, ühe armastusega, Issand, ühe hoolivusega ja tarkusega, Issand, et me ei kõnniks üksteisest mööda, vaid et me läheksime üksteise juurde ja armastaksime ja võtaksime aega, Issand, ja oleksime päriselt kohal, Issand, mitte ka lihtsalt kuulamas, sellepärast, et me peame kuulama, vaid sellepärast, et me tahame kuulda üksteist, sellepärast, et me tahame üksteisega koos olla. Isa, anna meile ka igale ühele tarkust, Issand, mitte valida neid inimesi, kellega veeta aega koos, vaid minna igaühe juurde, Isa. Tänu sulle, et sa oled meid armastanud, Isa, esmalt ja et meie saaksime üksteist armastada ja ma palun ka, et see sõna, Issand, mida sina oled andnud, Isa, et sa tooksid selle parima esile, Issand, ja et see täna võis puudutada neid südameid, Issand, ja las see kõige oluline sellest sõnumist jääda täna kõlama, Isa. Ma tänan sind, et sa oled seal, kus oleme meie, Isa, ja õnnista seda tänast pühapäeva veel, mis on ees ja kõiki seda ülejäänud nädalat, mis tuleb. Õnnista igat ühte, ma palun seda Jeesuse nimel. Amen. Amen. Jumalale, kas polnud mitte võrratu sõna. Aitäh sulle, Kadi. Aga enne kui me laulame lõpulaulu, siis ma tahan sind julgustada ka ühe kirjakohaga, mis õpetab meile, et me peaksime tooma Issandale oma kümnised ja mannid. Ja kümnis on siis 1/10 meie sissetulekust. Ja sul on võimalus vabatahtlikult panustada valguse koguduse töösse, kas siis kümnise näol, kui sa oled selles koguduses käia, siis too oma kümnis igalt omalt sissetulekult, sest Jumal austab seda. Ja Jumal on nii määranud piiblis ja kui sa soovid veel lisaks annetada peale selle, siis ole lahke. Videokirjelduses on siis olemas ka arveldusarve number. Ja saad seda selle ülekande teel siis teha. Piibel ütleb 1. Moosese 26. peatükis niimoodi. Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal 100-kordselt, sest Issand õnnistas teda. Mitmekordselt sina tahaksid saada oma lõikuse. Ja see ei pea alati raha olema, sest väga tihti Issand õnnistab meid mitmel muul viisil. Aga ma julgustan sind täna külvama. Olgugi, et kevad on möödas, kevad on külviaeg, aga Issanda kuningriiki me saame alati külvata sellesse, et inimesed võiksid näha valgust, et inimesed võiksid pääseda põrgust, et inimesed võiks armastada Jumalat esiti ja ligimest teisena. Et inimesed võiks näha seda igavest elu koos meiega, koos Issandaga seal taevas. Ja kui tuleb aeg, et me oleme taevas, siis me ei pea enam külvama, sest siis me saame lõigata. Ja Jumal on meile valmis pannud imelised häärberid seal taevas. Nii et ole sina see, kes hoolib nendest inimestest, kes armastab oma ligimest nii palju, et ta igatseb, et ka tema võiks saada taevasse. Amen. Nii et palvetame selle Anni pärast, mis me täna kokku paneme. Isa, tõesti tänu sulle, et sina oled armastanud meid oma imelise armastusega ja sa õpetad ka meid armastama nii sind kui oma ligimest, Isa. Ja ma palun, et tõesti meie armastus inimeste vastu võiks kasvada täna, et me tõesti näeks neid sinu silmade läbi ja me igatseks, et nad võiksid ka veeta oma igaviku taevas, mitte põrgus, Issand. Ja Isa, selle nimel, Isa, me külvame sinu riiki, Isa. Me annetame, Isa, et tõesti, et sinu riik võiks levida, Isa, et sinu sõna võiks levida, Issand.
isa, ja sinu tahe võiks sündida siin maa peal, nagu see on taevas. isa, aitäh, et sa õnnistad igat andjat, isa. ma tänan, et saavad oma lõikuse, isa, kas siin maa peal kui ka taevas, issand. sina varustad neid ja sina juhid neid ja sina õnnistad neid, nii et nende vajadused on kaetud, issand. ja ma tänan, et neil saab järgmine kord on veel rohkem, mida neil anda on, issand. aitäh sulle selle eest, et sina oled ustav. me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. nii et võite teha julgelt oma ülekandeid siis valguse koguduse arvele. aga laulame veel lõpetuseks ühe ülistuslaulu ja täname issandat, sest ta on hea. isa, tõesti, sa oled nii hea. aitäh sulle, issand. maailm meid kutsub, kuid pakub vaid tühjust. tuhmub see naer ja tuhmub kõik kuld, mis kasusest on. kuid siis tulid sa ja tervendasid mu igatsused on täidetud siin su armastused. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei saa. Ei karda ma sul näidata valu, sest kõik minu peab jah näinud neid sa, kuid kalliks mind peab, sest mu mäetipu Jumal on sama ka halleluuja. Puudub see paik, kus su halastav arm ei leiaks mind taas. Pole miski parem kui sa, ei miski parem kui sa, issand, miski paremaks sinust ei pöörad leina sa tantsuks, pöörad kurbuse rõõmuks, pöörad valusa tänuks, see on võimalik vaid sul. pöörad hauad sa aasaks, pöörad surma sa elus, pöörad kaotuse
issand, sulle. tänu sulle selle sõna eest, isa, mis muudab ja vormib meid, mis manitseb meid, mis julgustab meid, mis juhib meid. tänu sulle sinu ligiolu eest, isa, et sina oled alati meiega ja me õnnistame seda uut nädalat, issand, et tõesti sinu tarkus oleks meie üle, isa, ja sinu täiuslik tahtmine, issand, sünniks. Jeesuse Kristuse nimel palume seda. Amen. Amen. olge õnnistatud, armas kogudus, ja näeme varsti.